ja siis me läksime sinna Tšehhi rongi peale, aga seal oli nii palju rahvast ja me ei teadnud, kuidas piletit osta ja see Tšehhi see rongisüsteem on üldse niimoodi täitsa imelik, et me ei teadnud, kuhu istuda ja siis üks konstruktor hakkas meiega riidlema. Ja siis, kui me jõudsime sinna Pealuude linna, siis... Aitab küll! Ah, mis? Okei, lähme siis vaatame, mis veel põnevat. Tere hommikust! Hommik! Nii, oleme kus kohas? Tallinna lennujaamas ja mõtlesime, et lähme teeme ühe pikema nädala lõpu. Jaa, tähistame Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Ja kuigi te vaatate, me oleme kahekesi, siis tegelikult on see niisugune seltskondlik reis, aga osad inimesed lahkusid või läksid juba eile Prahasse, kuhu meie järgi lähme. Nad tahtsid rahus puhata ja meie lihtsalt, me tuleme ka. Võt. Aga nemad läksid juba selle Ryanairiga. Oli või? Nemad läksid eile, jah. Oli Ryanair või? Mina ei tea, vist. Aga meie sellega ei lenda, sest seal lendavad inimesed aknast välja lennu ajal. Meie lähme siin hoopis teisi lennukeid. Ühesõnaga pikk jutt. Lähme vaatame Praha ja lähme vaatame Tšehhi üle. Lähme vaatame, milline ta välja näeb. Lähme joome odavat õlut. Oleme jõudnud Prahasse. Praha lennujaama. Praha lennujaama. Kuidas ilm tundub? Alustame sellest. Soe, jah. Ma mitte liiga soe, selline... Ja, sellepärast, et siin enne oli tohutu kuumalaine, aga me ei hakanud sel ajal tulema. Ühesõnaga mõtlesime, et võtame takso, me ei viitsi siin bussirallit teha. Uberi. Ja lähen vaatame, milline see Praha on. Ütles meile, et seal on mingid vaatamisväärsused, mis on must to be. Muidu sa pole Prahas käinud. Küsisin AI käest, et mis on Praha oma Eiffeli torn ja mis on Praha oma Kreeka salat ja siis lähme vaatame need Karli sillad üle. Mis see teine asi oli? Mis asi? No mingi katedraal oli ja siis üks oli see kell. Praha loss ja kell, mis on vanem kui Ameerika. Tuli kaasa, lähme vaatame üle ja võib-olla leiame ka need teisi seltskonna üles. 3SD. Oleme jõudnud oma hotelli. Hotelli nimi on Hotel Fitness. Hotellitöötajad. Tervist. Liigrüüt külma käed. Me kuidagi magasime selle maha seda asja. Aga jaa, siin saime nüüd teiste reisisellidega kokku ja siuke usinam vaataja juba mäletab meid varasematest videodest. Ja õnneks on meil kaasas Soniga mees, kes ära tutvustamas, kes meil igas videos käib läbi, kes on otsinud välja meile kõik need paremad söögikohad ja joogikohad. Aga enne kõigepealt läheme registreerime ennast hotelli sisse ja saame toa kätte. Saime toa kätte. Toa number on 520, kui te seda videot näete, siis tulge külla. Ja, nii. Mul on nii valged kahveplaati ammu. Just siuke väike tualetikene, sinsake ja pissil. Kahele poole, mis siin on? Siin on väike kontori ruum. Siin on väga kena magamiskoht. Nii, pääsisime lõpuks õue. Esimesed emotsioonid, selline see Praha kesklinn on. Hotelli me võtsime põhimõtteliselt keskusesse nagu ikka, et ei peaks palju jalutama ja trammiga sõitma ja taksojuhid, need hullud võtavad ju väga palju raha. Aga nüüd lähme vaatame. Ma näen, et teil on vorste ja väga maitses. Kuskilt süüa vist. Ja siis vaatame edasi, kas leiame need vaatamisväärsused üles või ei leia. Nii, jõudsime kuskil söögikohta. Mis sa nüüd vaatad? Ei sobi jälle või? Lähme istume maha ja võtame suppi. Ega ma mingi nõrk ei ole. Ei saanud head videot. Ei olnud väga ebanes.
nii, ühesõnaga oleme siin väikses kohalikus söögi-joogikohas, kus mina võtsin nüüd Pilsneri õlu ja nagu üks kohalik või kohalik, üks Soniga mees ütleb, kõik kohalik on vaja ära proovida. Sul on ka see Pilsner ainult tume variant või? Ei, ma võtsin selle mingi musta olla. see kohalik tundus Kosell. See on su klaasi peal ka kirjas. Mina ei tea, mis mul on, igatahes Pilsner on huvitav fakt alguse saanud Tšehhist. Oli nii või? No kuidas meid? Tead, mis on kirjutatud? Kes õlut joob ja teenindajale maksab, selle viivad taevasse pühad inglid. Ikka õlul on õlle maitse, natuke mõrdust ja huvitav fakt, siin saab ainult cash'is, old school. Siit võtsime kohalikke sööke, juustu, mingisugust marineeritud vorsti. Uppunud mees, mis oli nimi, mis oli? Uppunud mees või? Külm. Külm vorst, külm. Pidi marineeritud vorst olema. Väga spetsiifiline omamoodi maitse. Rohkem ei saa seda. No seda palju ei sööks, aga maitse poolest mulle täitsa sobib, aga noh, meil on siin maailma kõige suurem toidukriitik, keda mul on au olnud tunda. Kui Andres ütleb, et on hea. Ei, ta ei ütle, et see on hea. Ei, kui Andres ütleb, ma tahan öelda, et kui Andres ütleb, et see on hea, siis on see väga hea. Kui ta ütleb, et on kehv, siis on ikka veel hea. Ja kui ta sülitab meile, siis võib-olla tõesti. Kuidas siis on kohalik juust? Ei ole üldse viga. Minust täitsa okei. Minust on ka, see mulle täitsa sobis. Aga no sellele seltskonnale siin ei sobi. Ei, liiga paprikane, liiga sigulane. Imelikult saia. Jaa, väga head seiad. Aga see vorst on küll väga siukse intensiiv. Aga vorst on jah, hästi intensiivse ja marineeritud maitsega. Meie ootame oma suppi ja kullassi. Kullassi kohta ütles AI, et seda peab kindlasti Tšehhis proovima, sellepärast, et see on ülikohalik nagu eestlasele kilu või kama. Nii, saime kätte suppi. Kulassi supi. Kulassi liha. Ja kulassi liha või kullassi liha. Kulassi liha ja siis need on need, noh, dumplings, see on nagu see pelmeenid ainas. Pelmeenid ainas. Sisuliselt, jah. Ja maksis mingi 7 euro, alla 7 euro. Ja palju supp maksis? Ja mul on see alla 4 euro. Alla 4 euro. Me oleme vanad. Jah. Nii et laseme hea maitsta. Ma maitsen hea. Pelmeenid ainas on okei selle kastmega. Aga õllese maitsega kastmega. Saiba. Jah, päris, su ema liha oli pehme. Mu ema liha oli väga hea, sibulaga tehtud. Su ema liha oli väga hea, mõtlen, et aga ei ole ka see halb, aga eelistan mammi liha. Nüüd oleme siis suppi. Ma ei tea, mis supp see siin siuke on. Kulasine supp või ma ei oska, lihasupp, tume, punane, natuke rasvane lihasupp, ma ei oska isegi öelda. Kas sa soovid juurde maitsta? Või süü nende läheb. Aga noh, ütleme siuke nagu Tšehhi kodune toit, nagu ma saan aru, väikeste vimkadega. Maitse. Sööme nii, et suu matsub ja kõik siin ajavad mingisugust õlut näost sisse, aga ma unustasin täitsa ära, et kallid sõbrad, head taasiseseisvumise aasta. Homme või? Jaa. My bad. Ma siin täna on ikka. Me homme jõuame selline. Täna mitmes üldse? 19. Ja, kolmapäev. Ja. No ühesõnaga, mina ikkagi juba võtan ette ära. Ei no jah. Nii. No mis see on? See on Tšehhi hapukoore maitseline jäätis, mis näeb välja nagu Nõukogude Liit. See on see, mis sulle meeldiks vaadata, siuke vahvelpikett. Siuke vahvel mulle küll ei meeldi. Kas sinu vana kui sa üldse tunne mind, siis see vahvel, mida mina ei söö, see on nagu õudne asi. Ta ei maitse nagu hapukoor. Okei on, aga... Väikse anksu võtame või? Mina ei tea, isest huvitav pole halb. Ilma maitsete kus juures. Ei maitse.
ma ütlen just, et see on kuidagi ilma maitseta jäätis nagu. Siin on kindlasti see ka. Siin on küll põnevad asjad. Schwarzeneggerle. Ta mõtleb T800, noh, Jesus. Et noh, meie siuksed, vaatame siukse odavama kõige esimese toote ära ja mõtleme, kas me siis tahame pärast vaadata või taha. Ja kuidas sulle jäätis maitseb? Okei on. Okei või? Nojah, selge. Ma ei taha selle videosse minna, mulle meeldib. Julia ei taha videosse. Teeme Juliast ainult nüüd video. Privaatvideo. Nii, aga ühesõnaga me oleme nüüd teel kuskile nende vaatamisväärsuste juurde, mida me vaatama lähme. Aga muidugi vanalinn ise on ka vaatamisväärsus. Aga tundub, et jah, minu esmapilk oli ka siuke, et nagu oleks sattunud lihtsalt kuskile Riiasse või Austrias, mis on see Viini või kuidas sulle tundub, millega saab võrrelda? Millega saab võrrelda seda? Kindlasti, ma ei tea, ta on võib-olla natuke meenutab mingil määral seda Gdanski ja ega ma väga palju igal pool käinud ei olegi. Mingi Euroopa ilus linn ta on igal juhul, vanalinn ja selline nõus. Nii, me olemegi jõudnud Raekoja platsi. Ja see on Raekoda, see on Raekoja plats. Siis, mis kirik see oli seal? Nüüd nüüd uuesti. Tinni kirik. Aga mis see on? Mis see rohelise katusega on? Kooliõpetaja. Tundub, et see on ka üks väga ilus kirik. See on üks rohelise katusega. Tutvuda Jan Hussi monumendiga, kes on läbi aegade üks kõige kuulsamaid sehte, kes üldse oligi olema. Tema oli nimelt usureformaator, kes pisteti tuleriidale. Et keskajal olid sellised karmid ajad, et kui sa ikka midagi valesti mõtlesid, siis ei pandud vangi või ei hakatud ajakirjanduses mustama, vaid pandi tuleriidale. Jätke meelde, Andrus on palju targem kui AI. Kui midagi teada tahate, siis küsige Andruse käest. Kui kirjutage mulle, ma annan kontaktid ja kui hästi tublid tahate olla, siis lähete tema õpilaseks kooli jutsiks. Nii, ja leidsime üles veel ühe objekti. Kõige suurem vaatamisväärsus siin, see on astronoomiline kell, mis on vanem kui Ameerika. Vanem kui Ameerika. Ta on vanem kui Ameerika. Ei ole vanem kui Ameerika. Vanem kui Ameerika avastati, Euroopa avastati. See oli kell ehitati enne, kui Columbus läks Ameerikasse. Aga enne seda ei olnud Ameerikat. Seda mannergut, niisugust asja ei olnud olemas. Seda ei olnud. Ühesõnaga, ja siis sellega käib veel kellaga käis kaasas veel niisugune, et siin on mingisugune, noh, mitu apostlit ja mis asja seal oli? 12, aga siis siin on veel 4 veel mingit kuju, mis sümboliseerivad surma. Ehk see nagu kella eesmärk ongi meelde tuletada, et ega seda aega nagu palju ei ole. Tiksub. Nüüd on meil Raekoda nähtud, kell on nähtud, sild on meil nägemata ja siis on peaaegu võime tagasi hakata minema. Siis võib õlut hakata jooma. Ei, siis võib õlut hakata jooma. Tšillime siin vanalinnas ikka veel. Võitsime väikse õlle. Kus maksupettust teeb? Ja Victoria räägib meil, palju maksab õlu üldse siin See oli kallim, see oli 4 Tšehhis. Palju see maksas? 4 eurot. 4 eurot umbes. Kallim ja kui mujal. Meil läks minu siider, väga magus pirnisiider ja sinu õlu läks kokku maksma 8 eurot. Noh, ühesõnaga 4 eurot. Me ikka otsime seda Karli silda ja mul on juba tekib tunne, et siin on see, et see on vandenõuteooria. Need lihtsalt siin, need valetavad, Google Maps valetab, kõik valetavad. Seda silda ei ole lihtsalt. AI valetab ka. Ma pean teid ikka ajuks kurvastama, et see Karli sild on kuskil 200 meetrit seal pool. Nii, ja oleme jõudnud siia selle Charlie sillani, mis on üks kõige kuulsamaid sildu ilmselt terves maailmas, sest kui te vaatate seda rahvamassi siin, siis kõik tahavad siin silla peal olla ja selle silla peal pilti teha. Et
nii ka meie loomulikult. Ja Victoria räägib meile nende silla kujudest. Andrus oskab paremini rääkima, ma sellega ei tutvunud. Need ei ole üldse originaalkujud, vaid originaalkujud asuvad muuseumites. Jah, üks huvitav fakt, mis on muidugi väga raske tõestada ja kontrollida, aga selle silla ehitust alustati kell 13:50 või midagi sellist, 1:30, 5. juulil. Nii, ja Charlie silla all on siin üks mingisugune jõe, Charlie silla jõgi on seal, aga siit oli mingi kanal ja siin teadjamad teadsid öelda, et mis kanal see on. Noh? See on see kuradi kanal. Devil's Channel. Kuradi kanal. Mis kuradi kanal on see? Kuradi kanal see on, ma ei saa aru. No ma ei tea. No selge, nüüd on see ka nähtud. Nii et loodetavasti me tõime teile palju olulisi fakte, et kui te seda videot vaatate, siis te ei peagi siia tulema, sest te tunneksite selle videosilla vahendusel, nii kui te oleksite ise siin Prahas selle silla peal. Väga ilus sild. Ja sina toodad siin oma digiprügi kogu aeg. Jah, ja mul pole isegi häbi. Vaadake, mis sest inimesest saanud on. Kui te vaatate meie esimesi videosid, kuidas ta sõi muru ja rikkusid mu ära. Ja kui oli pandeemia, siis ta kandis 10 maski ja iga 5 sekundi tagant vahetasime, mis ta nüüd järgi jäänud on? Mitte midagi. Ja koroona oli ilusti 2 nädalat karantiinis. Aga noh, ma ei tea, kuhu me nüüd lähme. Kui te näete siit, siis vahel siin paistab Praha loss, kuhu me pidime homme minema. Aga nüüd ma ei tea, kus need siin inimesed mind viivad ja kuhu me nüüd sattume. Prügiostid on kõik selline. Mesimummud. Aga mina valiksin selle teise torni. Mulle tundub, see on põneva. Mis ta on kõige näha? Nii, me jõudsime küll natuke valel päeval, aga peaaegu. Homme proovime uuesti. Eesti Vabariigi suur saatkond. Homme on küll taas iseseisvumispäev, aga noh, palju õnne. No palju õnne. Aga jätke meelde, see ongi väga hea nüüd. Siin on Eesti saatkond ja tema vastas on John Lennoni sein, mida me kohe vaatame, tõttame üle tee põhimõtteliselt, üle selle munakivi tee. Aga see on ka ju vabaduse sümbol ja homne taasiseseisvus sümboliseerib meie vabadust. Ja mida see sein tähistab? Kui John Lennon sai kuuli pähe ja siit ilmast lahkus, siis fännid tulid kokku ja tegid sellest mälestusseina meenutamaks John Lennonit, mis siis nagu säilis siis sellisel kujul ja hoitakse teda, et te saaksite tulla vaatama. Ja kuna vaatamisväärsused on vaadatud, kõik, mis siin üldse Tšehhis pakkuda on, no kunstilise liialdusega. No tegelikult torni otsas, mis meil oli täna päevakavas ja rippuvad neist me ei ole näinud. Selleks me peame teisele poole silda tagasi kebima. Jah, aga me peame nii teisele poole silda tagasi kebima. Aga sõbrad, kõige tähtsam on lihtsalt hängida, mitte igat kivi ja kirikut nüüd üle vaadata. Aga proovime siis kohalikku samakat. Victoria ütleb selle lause, mis samakas see oli? Slivovitsa. See tähendab samakas või? Või see mingid... Ei, see on Tšehhi kohalik samakas. Slivovitsa. Ühesõnaga, see on Slivovitsa. Head Slivovitsat. Aga minu arust poolakad teevad ja Rumeeniad ja need kõik teevad seda. Mis on just loomide lehtad? Jah. Ma nuusutan. Oi, kõik sadas. Aga ta ei ole kõige hullem samakas, mida ma saan talle minu arust. Lõhnab nagu Sierra Tequila. Ei ole, kuule Sierra Tequila küll. Aga laseme professionaalil maitsta samakat. See oli nüüd natuke liialdus. Ei ole professionaalne samaka. Ma tervitasin, ma rääkisin tähendab. Telefoni peal või? Jah. Jõud ära, natuke aega, siis tunned, kuidas hakkab seest kuumenema.
ta ei ole nagu päris samakas, ta on niisugune mingisugune... Ta on niisugune nagu puuviljane, niisugune mõnus on niisugune. No ta on proovist ei ole, aga mina kangeid jooke väga ei kummarda. Aga mina võtsin natuke kangemat sellepärast, et minu põis ei pea vastu kogu aeg õdut juua. Aga tundub, et... ja see oli nüüd salakaader, mis tegelikult arvab. Mats tuli nagu hiljem vaata. Ei tangi, ta tuleb siit juba alla. Hakkan minema mõned. Ei, ta on mõnus selline. Seda ei palju ei võta. Seda võtad ikkagi natukene. Saab küll, jah. Sõna ma ei mäleta, Andrus on kursis, aga... Mis sõna? Defenestratsioon. Jah, mis on Praha, Tšehhi, üks oma vära, mida on siin väga palju juhtunud ja siin just mõelda see sõna välja. Ja mida see tähendab? No, see on aknast välja viskamine. Siin olidki jälle eri arvamused olid. Inimeste aknast välja viskamine. Nüüd lihtsalt, et viskad mingi veepalli. Selle asja võiks taastada Eestis, poliitikamaailmas. Lõpetu arvu. Igal pool. Kui ei arvamusi ühti, aga selles mõttes, kui arvamusi ühti, et kummad siis aknast välja visatakse. Kas need, kes on tugevamad või nõrgemad visatakse aknast välja? Ma kardan, et ikkagi vist nõrgemad, jah. See, kes esimesed reageerimise sellepärast, et ei ju ei tea, kelle arvamus on tegelikult õige. See selgub alles pärast võib-olla. Isegi ei selgugi kunagi. See selgub küll tegelikult, et ikka tugevam õigus. Ehk et aknast välja viskamine tähendab tugevam õigus ja see sai algused Tšehhist. No jah. Selles mõttes on ikka tõesti õigus. Jah. Veise võisk. Tänane õhtusöök, ma loodan, et siin kuulda on, siin on päris suur müra. Teeme siis esimese päeva õhtusöögi niisuguses, kui te näete siin niisuguses restoranis ja võtsime niisuguse väidetavalt Tšehhi mastupidi. Mis asi on? Seakood või? Seakood. Victoria võttis... Teise põska. Victoria tahab põske saada. Ja mingi siga. Ja sulle mingi siga. Tuli lihaisu, et siinkohal palun, kes olete veganid ja vaatate meie reisivideod, siis kerigi natuke edasi. Aga laseme hea maitsta ja kritiseerime, kui on kritiseerida ja kui on kiita, siis on kiita ja... No, esimene maitse läks võisk. Kartulipannkook väga hea, veisupõisk. Vaatame, kas on sama hea nagu Hispaanias. Imeline. Kas maitseb nii nagu eeldasid? Maitseb paremini kui me eeldasid. Ja Julia sööb ka mingit? Täitsa ja oleks pidanud ikka veisepõisk välja. Ja siit said lõpuks tüki kätte seakood. Väga hea. Väga hea. Julia. Tõesti väga hea. Väga hea. Väga hea. Julia. Tõesti väga hea. Tõesti väga hea. Ja palju see hinna oli? Kukk on meil praegu arve umbes 80 eurot 4 peale. Ütleme jah. Ütleme nii, et enam 20 eurot siia-sinna võib-olla natuke rohkem portsjoni kohta. Õlled, ma ei tea, ma ei oska öelda, mis õlled on. Loodavalt on kohalikud õllud. Mulle iseenesest Tšehhi õlu täitsa meeldib. Seal on rohkem iseloomu, ütleme nii, isegi kui mingid tavalised Eesti õlle seal. Aga kuidas seakood maitseb? Me ei ole kunagi vist seakooti söönud. Väga hea on siin peal. Sa ei ole söönud? Tema naine ei tee kodus sellist asja. Ja ei saa muidugi kiitmast jätta ka AI-d, kes meil seda kohta soovitas. Ütles, et ise on käinud ja väga hea. Väga maitsev on jah. Mis on maitsev? Ma arvasin nagu... Mulle isegi eile arvamus selle sõna kui seakoodi kohta. Seda saaksid proovida. Tagasin ära.
vot see on ikka tõsiselt suur portsjon. Ära anna alla, siin on veel, ära anna alla. Kõike maailma toitu ei pea ära sööma. Kes on magustoidjaks ka ruumi? See on ikka see TikToki need naljad. Peale see, ei oksana. Lähme teeme ühed jäätised. No aga jäätis sulab ja täidab kõik need augud ilusti ära. Ühesõnaga, tehtud rahva või tsehhi traditsiooniline seakoort. Nii, ja lõpus meile määriti pähe või soovitati tsehhi enda jäägermeistrit, mis peale sööki pidi ära neutraliseerima kõik kalorid. Ta aitab kõik kalorid hoopis paremini tõusvalt seedida. Nii et vaiehali. Issand, kui huvitav. Issand, Tšehhi jäägermeister. Ei, jäägermeister see kindlasti ei ole. Ma meenutan natuke jäägermeistrit, aga mingi... Aga ma ei, väga vähe nagu meenutab jäägermeistrit. Aga järelmaitsed, mis sul tuleb? Pigem siuke jõululik, ei ole mingi piparkoogi. Siin on nagu mingid piparkoogi ja aniisi pipar, aga siit tuleb lõpus mingi muu asi ka veel. See on vist aniis, jah? Aga nüüd aniisi hammakas kaob ära. Huvitav, jah? Ei, ta ei ole kindlasti all, see on hea pigem. Sa ka proovisid? Proovisin, ei ole väga hull. Ei ole väga hull. Siin. Kuidas ma nii palju veel on? Mis selle nimi üldse oli? Pekerovka. Petšerovka. Pekerovka. Nii, ja tulime siia veel õhtu lõpuks Lidlisse, kohalikku Praha Lidlisse. Territooriumid on suurem, aga tulime mõtlema, et ostame vett näiteks hotelli. Kas kõhud on kõigil täis süüa, keegi? Palju see vesi maksis Lidlis? 18,50. See on siis, ma ei mäleta. No mingisugune alla euro. Jah. Antistress vesi, vaata kui hea. Nii. No, tutvustage meile toidu hindesid. Vesi, väga vajalik eluks. 6,90, palju see teeb siis? Ma ei tea, 20 senti või 30 senti. No võt siis. Sellist, et vesi on tegelikult üsna mugav. Ja ei maksa unustada, et siin oli äsja päris suur kuumalaine. Et ilmselt siit on vett kõvasti varutud ja siis see vee hind ei ole ka nagu... Samas muna hinda ma ei ole vaadanud, et tegelikult palju muna maksab. See on üsna huvitav, et ma olen avastanud, et Eestis on tegelikult munad üsna okei hinnaga, aga siin on mingisugune sisse 50 jehvitsik, 23,90 ehk siis põhimõtteliselt üks euro. Siin on vist 1 liitrine alla euro. See on või või? See on või paistab olevat 34,90. Kuidas hinnad tuleb? See hind tuleb siia. Ja. Nii ta jookseb. Joodikute paradiis paistas siin küll olevat. Üks õlle oli seal mingisugune, ma ei tea, mingi 15 kohalikku ja mingi mõdel. Ja kes tahab siin proteiinipudingut saada, siis 21,90 jälle alla euro. Ega ma millegipärast arvan, et ma ei ole Eesti Lidlis väga tihti käinud, aga sellises klassikalises Rimiga võrreldes kohe kindlasti odavam. Tahame suud magusaks saada, sellised likööri šokolaadid 119, 106 mingid, ma ei tea, toffee, seda ma olen küll Eestis näinud 47,90 arutage, jagage, ma ei tea millega kaua otsida, munad on siin täitsa olema. Lõpuks teisime munad. Kas siin on 10-sed munad või mis need on 10-sed? 10-sed munad, 52 ja 68. Noh, aju need, palju tähendab? 3 eurot.
52,93 hertsi või? Ei, 68. Ei ole, 52 on 2 see on 2,20 ma pakun. umbes samas vist nagu meilgi, jah. See on näiteks avastuslikult minu arust. Vaat ühesõnaga, kui te vaatate seda videost, arvestage ise. Meie ei pea kõiki tööd ära tegema. Ja siin ma ei tea, mis on Victoria krabab kokku. Proteiinivesi. Okei, proteiini, kui tahate osta 400 grammi, 349 kohalikku. Näiteks Tšehhi õlu 13,90. Ja see teeb pool eurot. 60 või natuke üle poole, jah. Ja see näed alla poole, see on mingi 40 senti, vist on 11,90 ka mingisugune Tšehhi õlu. Ei tea, mis õlu see üldse on. Poole euroga saab hulle kätte. Aga jällegi ma ei... Oleme hotellis siin ja... Aga me oleme siuksed coinid, me nagu võtsime 4 peale, võtsime siukse väikse hotelliruumi, siukse pisikse. Ja ainult siin üks voodi, me peame siia kõik ära mahtuma. Nii et oli meeldiv esimene päev. Lähme tuttu ja siis vaatame, mis homne toob. Nii, käes on teise päeva hommik. Esimese päeva hommik, ma ei tea, eile tulime ühesõnaga. Vaatame, mis siin siis süüa pakutakse. Mina ka. Et... Kuidas magasid? Ma ei tea, okei vist oli, aga tõesti õnneks on see, et päris kuuma laine on mööda läinud, sest siin selles hotellis konditsioneeri ei ole ja konditsioneeri ei ole, aga voodi oli väga mugav. Aga muidu pole üldse õhku. Aga ühesõnaga, okei, vaatame, mis hommikusöögis pakutakse ja kas saab midagi juttu ka ja vaatame, kas reisisellid kaaslased on ka ärganud. Väga huvitav fakt, et eile samal kellaajal oli see hommikusöögi koht sisuliselt, noh, ma ei tea, siin istugu ka, võib-olla oli 10 inimest ja. Aga ma mõtlen, et sul on natuke pahane nägu, et sa ei leia seakooti, nagu ma aru saan. Ma juba kartsin, et äkki sa ei mainida. Nii, hommikusöök on käes, laseme siis hea maiustada ja no nüüd võib öelda, kallid sõbrad, head Eesti hommikusööki. Ja. Sest meie traditsioon on tähistada Eestit välismaal. Aga jääd isu, mis me ikka segame. Hommikusöök nagu hommikusöök ikka. Ja siis rahvas mõtles, et lähme vaatame Praha lossi üle. Kuna see asub siit mõned kilomeetrid, siis mõtlesime, et lähme kas bussi või taksoga sinna lossi ja siis jalutame seal, sest vaadake, kui liiga palju kõndida, siis saavad sammud liiga kähku täis ja siis ei saagi enam kõndida. Et ühesõnaga vaatame, mis seltskond arvab ja vaatame selle Praha lossi üle. Ja siis pärast sealt jalutame romantiliselt tipa-tapa tagasi meie hotelli. Nii, jõudsime siia Praha lossi ja tulime taksoga ja Victoria siis räägib siin mingid väiksed faktid selle lossi kohta. Loss on siin juba üle 900 aasta olnud, esialgu ta muidugi oli väike puidustonnikene ja tegelikult see pole üks loss, vaid siin on suur terve linn, siin on tänavad ja katedraalid ja palleed ja isegi praegune Tšehhi president elab endiselt siin, elame talle külla ja siit, just siit samast algas Euroopa 30-aastane sõda, sellepärast et 3 vennikest lihtsalt visati 3. korruse aknast alla. Saadikut. 2 saadikut ja nende sekretär. Nad kõik jäid elama. Miks? Sellepärast, et prügi päästab maailma või inimesi. Ja nad kuksid prügi peale ja jäid elama ja siis hakati sõdima. 30 aastat sõdisid. Ja sõja käigus hukkus arvatavalt 4–8 miljonit inimest, nii et veits dramaatiline overreaction. Milline see loss ja see kuulus katedraal välja näeb ja nagu jälle ikkagi tänitades, milles see sõda tuli? Ikka usust. Sa pead uskuma. Jah, kõigil on oma usk, nii et see usk ja see kõik on... Ta mõte võib olla ilus, aga tegelikult sisu on see, et
usk tekitab viha, vaenu, sõdasid, kuulekust, mittekuulekust, et jah, aga ei on minu usk ja on vale usk. jah. Ainus sina, Viktoria, keda uskuma pead, olen mina ja siis on kõik hästi. Minu usk on õige usk. Minu usk on õige usk. Ja. Sinu usk on vale. Ühesõnaga, me oleme siin lossi juures ja nemad tulid ka kaasa. Hello. Nii. Kuidas see loss meeldib? Niimoodi, et usk on üks, aga lihtsalt tõlgendus on eri. Ei. Ja siin me teeme seda ka, et 3 tükki peab sealt aknast välja lendama. Kes need on siis meist? Kes viskab? Üks viskab ja 3 tükki lendavad. Me peame taas lavastama kõik ikkagi video jaoks. Okei. Me peame see õige koha ka üles. Me leiame mingid väiksemad. No vaatame, kus inimesed alla kukuvad, siis see on kõige koht. Võtaks mõned väiksemad, need on kõige lihtsam visata. Siin tuleb vastu. Oota, ma tahtsin küsida, mis nimi sellel katedraalil oli? See oli üks väga ilus nimi oli jah, mingi püha viitusega katedraal. See oli täitsa viitus katedraal. Lähme sisse ka või? Ma ei tea muidugi, kas see on meil vastas. See on liiga No. Väga kaunis. Mis katedraal? Mul läheb see nimi kogu aeg meelest ära. Mis see katedraali nimi? See on Püha Vita. Püha Vitus katedraal. Püha Vita katedraal. Otsa kõnid inimestele otsa ettevaatlikult. Aga mina tean kedagi, kes kohe, nüüd kui me välja läheme, ütleb, et aga see Sagradia de Familia on ikka palju võimsam. Ma ei tea, mis see siis on. See on vähemalt valmis. See on see, mis Barcelonas on. Mida nad ikka veel ehitavad. See siin on vähemalt valmis. Ja see saadi valmis juba mitusada aastat tagasi erinevalt Sagradia de Familia. Nii, kus meie need inimesed on? On üks. Aga kuidas teile meeldis? väga ilus oli. Väga ilus oli. Ei taha midagiga võrrelda näiteks või? Ma ei tea, mina ütleks, et hullem kui Vatikanis, mille pärast, et Vatikas võib natukene uhkem oli, aga samas stiilis. Aga Sagradiaga? No mulle meeldib see võib-olla isegi rohkem kui Sagrada. Sagrada on nii ülehinnatud. Yes! Ma eksisin. Ma tunnistan. Ma pihin nüüd kogu maailma rahva ees. Ma eksisin. Selles ma ütlesin, et te kindlasti ütled, et Sagrada oli palju ägeda. Kas ma saan aru, et see on püha WC? Andrus läks püha WC-sse. Kujutate pitti? Jah. Okei. Pildi sellest vetsa. Ja mis nüüd edasi? Ei, mina olen siuke mingi patte täis. Oota, sa tahad minu meest filmida, kui vetsu läheb? Ai, no äkki tal on abi vaja. Abi vaja? Lõpetame selle jutu nüüd. Lõpetame selle jutu, see läheb nüüd käest ära. Ma aitan oma meestis. Okei. Nii, ja kooliõpetaja arvamus sellest katedraalist? Väga huvitav ikka selline ajaloo hung on sees ja ilus. On mida vaadata, külastage kõik võimalused. Ikka. Royal Palace, vana kuninga palee. Vana kuninga palee. Ja nagu mitte vana kuningas, nagu, et kuningas on nagu vana, aga see oli vanasti. Kas kuningas on siis noor või? Ühesõnaga. Ei viitsi siin. Ühesõnaga, see on mingi kuningalossi mingisugune vana osa. Nii, siin me katkestame reisi video vaatamise. Jah, väga olulisel põhjusel. Just see kaader, mida te praegu nägite. Me alguses rääkisime sellest defenestratsioonist, et kus siis tulid mingid tüübid Prahasse, nad visati aknast välja, sest jutt ei meeldinud ja see algatas 30-aastase sõja. Ehk kokkuvõttes oli Praha kõige tähtsam asi üldse terves Tšehhi ajaloos. Kõige tähtsam aken me kõndisime sealt möödas ja me ei tuvastanud seda, et see oli see aken. Ma lihtsalt filmisin, mingisugune lossikene siin. järjekordne aken. Aga meil oli kaasas muuseumi töötajad, spetsialistid,
kultuursed inimesed. jah, mitte nagu meie. jah, kes tabasid ära, et võt just see on see aken. Nemad tegid seal rõõmsalt pilte ja selfisid, arutlesid. Ja nad isegi maininud meile seda. Nad arutlesid huvitavad, kas tõesti siit jääb ellu, sest need 3 tüüpi jäid ju ellu, et siit on tõesti väga keeruline ellu jääda. Aga meile matsidele nad kahjuks ei suvatsenud mainida, et siin on see Praha kõige suurem. Me nägime niigi ja me vaatasime lihtsalt sellise tuima näoga, ahah, see on see aken. Ühesõnaga, aga mitte me ei tee seda videot nüüd ei teinud näägutamiseks seda lõiku, vaid selleks, et kui teie sinna lähete. Siis vaadake kindlasti. Et umbes sama tunne mul on, et ma käisin Prantsusmaal, otsisin Eiffeli torni taga, aga sellele mingisugune elektripost ja siis ma nagu läksin, me nägime, aga me ei näinud ka. Või siis Roomas Kolossumis vaatasid, mis asi see mingi suvaline ümmargune maja on, et need on nii palju üle maailma. Ühesõnaga, me nägime kõige tähtsamat objekti, samas ei näinud ka teie, kes seda viga tehke. Teie mingi siin akna juurde kindlasti hüppake sealt ka alla, et saada vahetut. Teada, kas saab surma või mitte. Jah. Ja see, enne vedage sinna sõnnikuunikulle. Aga oluline see ja prügi seal enam ei ole, et vanasti jäid inimeste elus, seal oli prügi, ehk siis tõenäoliselt sõnnik ilmselt, sest et plastikud ühti ei ole. Ütleski, et see oligi, nad kukkusid sõnnikuunikusse. Aga head edasivaatamist. Ühesõnaga jah, oleme siin kuskil kas selle lossi vanas osas. Vanas palassis. Mina ei tea, mul on kõik segamini. Ühesõnaga siin on mingi number 10 kogu see kompleks. Ja see, kus me oleme, see ei ole lihtsalt mingi üks objekt, mingi üks või loss või katedra. See on terve linnak ja see on väga suur territoorium. On nii või? Jah, aga paistab, et see katedral on nagu see kõige uhkem siin. No, ma ei tea, kas me võiksime päris kõike filmide detaili sisse panna, aga selline enam on ja toob ehk aimu, et kas te siis tahate siia tulla või te ei taha siia. Ikka tuleb tahta. Nii, mis see nüüd on siis? See on Püha Jürga basiilika. Mis see basiilika tähendab? George ja kellel on Irsi. Jah. Kogu info, mis te jagate nüüd filmi. Rohkem ei ole infot. Te näete veel rohkem pane kirjas. Kohe näete ise, mis on. Kohe vaatad, mine vaatad. Mis tuleb ära võtta? Ühesõnaga basiilik on käidud. Keegi räägib siis täpselt üle, mis me nägime. Andrus on kõige targem. Kohe lükatakse. Mis mina nüüd ei ole nüüd, aga et siukest nagu oli tunda, nagu Julia ka ütles, et kohe see on nagu vanem kui see teine see kirik siin kõrval, et see oli kirjas, et see oli 9. sajandil. Jah, 9. sajandil juba alustatud ja siis on seda aastasadade käigus hästi palju seal ümber ehitatud ja tehtud, aga see vana osa oli täiesti alles ja oli tõesti tuntav, et ta oli ikkagi selline vana, ta oli ikka tõsiselt vana. Mis minu mõte jäi nagu kraapima, et ongi, et nagu sa sured ära ja siis 1000 aastat hiljem veel mingid matsid käivad, kogu aeg trambivad su hauaplatsil. See on tegelikult päris nõme ja kui keegi... Kaevati välja kõik, Kaevati või? Jaa, kui olgi kaevatud, need pildid olid ju. Ära nüüd võta seda asja nii isiklikult. Aga kus sa panid need? Seal oli mingi kontide näitus oli ka muidugi. Ei, aga sealt nagu jäeti sinna või nad viidi mujale või? Mis nendega tehti? Ühesõnaga asi läks segaseks. Jah, ühesõnaga lähme siirdume järgmisele objektile. Mis iganes see objekt on, ei mina ei tea. Mis see järgmine objekt on? Number 5, Golden Lane. Mis asi? Mingisugune kuldne liin. Kuldne tänav ja... Ja mis me sealt kuldses tänavas põnevat näeme? Ma tean, mida sa mõtled, aga seda ei näe. Ei, ma ei mõelnud seda kindlasti mitte. Mis sa mõtlesid? See kuldne tänav, kus Andrus käis püha veed sees piserdamas. Ma ei mõtle seda, aga mis see kuldsel tänaval siis nagu... No eks ta mingi kaubandusega ei kulla, aga ilmselt ma arvan, et ma ei näiteks see kaubandus täna. Mina küll ei usu, et siin kullaga midagi pista. Ei ole näha. Mida? On ikka sama. See roheline maja. Ühesõnaga, oleme jõudnud kuldsele liinile. Meenutab see kohe natukene Amsterdami ja Taanit oma värviliste majadega, puuduvad ainult jõed.
ja siin inimene toodab jõhkrat digitaalprügi. Nii on. Kurb. jah. nii ja jõudsime piinakambrini, aga see, mida ma filmin, see ei ole veel piinakamber, vaid piinakamber on siin. Siin on siuksed tööriistad ja siis piinati neid inimesi siin. Mina mõtlen kogu aeg selle peale, et okei, et nagu see, kui sa kasutad neid piinariistasid vanasti kasutati, et see on nagu üks asi, et sul on nagu antud võimalused, aga kui õel inimesed peavad olema, et need asjad välja mõtled, et nagu jumal äge, niimoodi saaks. Tänapäeval on selleks piinariistad abielu. Okei. Ühesõnaga see linnak või lain on täis siis, maja on täis igasuguseid töötubasid, koopaid, piinakambreid, mida veel, garderoobe. Et ühesõnaga siuke tõeline linnak on siin jah, et noh, siuke, ütleme nii nagu see Rakvere linnus 10 korda suurem variant ja noh, ilusam ja ägedam, aga... Rakvere linnus on tõesti 10 korda, aga me katsime oma reisiselid ära, nemad pole veel ülevalt alla tulnud. Ühesõnaga saan ma aru, et siis see Golden Line on nagu peatänav. On nii või? Tundub üsna oluline koht olevat. Kus siis on omad ärid, omad apteegid, omad keemikud, omad, ma ei tea, mis kõik. Isegi piinakamber on igaks juhuks. Piinakamber ja aknad, nagu te näete, siin on aknad, igast aknast saab inimesi välja loopida. Et kuidas siis sulle tundub see Golden Line? Väga nunnu, aga jube palju turiste. Ise oled ka turist? Jah, tõsi. Nagu näete siin jälle mingisugune väike tuba, ma ei tea, kelle omas on, mis... See on nende disabled laste tehtud. Jälle mingi pood. Siis on vanad ärid on asendatud paljuski uute poodide, kus te saate osta seda turismiträni ja siis saab siin tänaval igast majast sisse minna ja siis näha, millised need majad siis olid ja siis anda ka aimu, et millised need vanal ajal olid, et taastatud. Mis see tähendab? Ja siis selle Golden Line'i lõpetuseks, siis, kui te tahasid välja minna, ega see niisama lihtne ei ole. Välja mineku järjekorda pikem kui sisse tulekule. Me seisame, see ongi hästi pisike siuke väljapääs. Aga ei, no mis me ikka, kannatame ära. Kannatame ära. Siis tulime kohaliku Tšehhi šokolaadipoodi, kus siin on Tšehhi õlut ja šokolaadi viskit. Tšehhi viski. Tšehhi viski, kas on šokolaadi viski? Ei ole. Aga miks ta siin poes siis on, kus ei ole šokolaadi viski? Ma ei tea. Kuuma šokolaadi. Siin on, on šokolaadi rumm või? Ma ei tea, mis see on, aga see on... Ja siis on siin igast šokolaadi, erinevad šokolaadi kattega pähkleid. Ühesõnaga siuke korralik šokolaadipauk. Näete, müüja on ka siuke šokolaadipoiss ja sobib siia konteksti väga hästi. Šokolaadiõlu. Degusteerime kohe. Šokolaadiõlu. Ja, aga vaata, mis nägu sa tegid. Sa juba võitsid või? Me ostsime, ei ole veel maitsnud. Okay. 65 kohalikku. Mitu eurot see on? Peaaegu 3. Peaaegu 3 eurot.
ei ole 2,5. peaaegu 3. Mitu volli? Ossa, kui halb see on. See ei ole üldse halb põlu. Mitu volli see on, rääkige? 4,3. 4,3. See ei ole üldse halb põlu. ei, see ei ole halb, aga see on tume, mulle ei meeldi tume. Victoria on lihtsalt mina joo õlut. pirtsakas inimene. see on täitsa okei õlu. Aga šokolaadi maitset siin küll ei ole. no sa sõid šokolaadi just loomulikult siia. Huvitav jah. Ja mida ma kartsin selle juures, et ta on magus, ta ei ole magus ka nagu. Ta on siuke mekki, šokolaadi mekki, aga ta ei ole siuke pakslik köör, nagu võiks eeldada. Nii et tegelikult täitsa soovitan. Nii, oleme sattunud siia mingile kohalikule toidutänavale. Nii et ma ei oska öelda, et pidime kuskile sööma minema, aga kas teised reisiselid ja reisikaaslased tahavad siin süüa või nemad otsivad mingisugust peenemat kohta. Ühesõnaga, konsiilium otsustas, et siin me ei söö, et lähme kuskile ikka peenemasse kohta, sellepärast et kui see tänavatoit. Nii, me oleme jõudnud järjekordsele missiooni täitmise sellesse punkti. Mis asi see on siis? Victoria meile seletab. Venus ja Adoonis on siin, neid me teame, kes need on. Kas sa mäletad? Okei, kuulge, laske nüüd infol tulla. Herkules ja Dragon, Apollo. Siin on mingi Kreeka teema. Lähme siis sinna poole. Paabulinde otsime. Ühesõnaga, keset Praha linna on mingisugune park ja siin peaks olema paabulinnud. Ja me läheme paabulinde vaatama. Tulge meiega kaasa, kui leiame paabulinnu, näitame teile ka. Ja seal eemal jalutabki paabulind. Aga tema on ilma sabata. Tema on mõteta. Ja saba nagu ei olekski. Aed on peaaegu nähtud, üks paabulind ilma sabata on nähtud. Aga see sein, mis te nägite, mis ma siin videosse panin, siis see on 17. sajandis lihtsalt mingisugune disainelement, sellepärast et tol ajal oli moes, et moodustati kivimördist ja igast jurast siuke koopaid meenutavaid seinu. Et selline märk. Aga nüüd veel natuke jalutame siin ja siis, kes teab, mis siis edasi. Nii, ja tulime siis lõunat sööma teisel päeval ja ikkagi tuleta meelde, täna on Eesti Vabariigi taasiseseisvumine. Head Eesti Vabariigi. Ja meie tähistame seda niimoodi, et tulime Michelini tärni soovitustega söögikohta ja mekime. Victoria sattus segadusse, ta võitis lõpuks supi. Ma tahtsin hanejalga, aga seda ei olnud. Siis ma võtsin supi. Kui on Michelini tärniga soovituse koht, siis te ei pruugi saada, mis ta kirjas on. Kõik on ära söödud. Tagalauas, thank you. Tagalauas soovitid ka seda jalga ja nendel öeldi ka, et ei saa kahjuks. Aga supp on väga hea. Siin on muna ja peekonit ja mingit tilli ja väga hea supp. Ja teised reisiselid võtsid kahe peale ühe siukse, mis teil on seal mingisugune? Miks taldrik, siin on lihad ja vorst, part ja nende need saiad. No nendel on need saiad, nendel on vaata need samad mingisugune. Dumplings. Meenutab isegi nagu, et me oleme teemast sees, et vabariigi. Ja mis meil siin on väga hea, me kuulsime, et teil Eestis siin Roosa-Aias vihma sajab, aga siin ei saja. Et kui te tahate kuivalt tähistada, siis tulge veel, võimalus on. Ja mina võtsin siukseid lihad ja see maksis 15 eurot vist umbes. Isegi 14 eurot. Ja minu supp maksab mingi 5 või? No, ja mis teil on hind meeles või? Alla 20 kohe peale. Jah, nii et pole üldse kallis. Ja proovime siis seda teist medium. Kui sa raatsid näha kanda, siis... Aga ma tunnen, et see on kõvasti närimis siin. Väga paremini. Ma siin mingi lihakark on ka seal, et kõik on nagu... Ma ütleme, et selle hinnaga võibki eeldada, et ei ole väga pehme liha või siuke. Ma arvan, et võib-olla ei ole päris sisefilee ka nagu, et... Aga veisiliha ja vahelduseks
sealiha sellele seakoodile. Ja väike õhtune jalutuskäik. Mis jõgi see on? Victoria ei mäleta, nii et me peame jääma vastuse võlgu. Julia, mis jõgi see oli? Vldava. Mis asi? Vldava jõe ääres. Oleme suhteliselt ilma plaanideta. Kõik plaanid, mis olid, läksid kuidagi on ära tehtud. Ma mõtlesin õhtul need autod ei sõida, aga nad sõidavad. Kui sõidavad, miks nad ei sõida? Ma ei tea, ma ei näinud enne neid autosid. Pidime need autoga sõitma minema, aga see ka ei sobinud rahvale. Me lähme, meil on aega, aga meil peab kõike ühe õhtuga ära tegema. Meil üks paar õhtut ongi läinud. Jaa, aga meil on vaata kui palju veel aega vaja sisustada tegevustega. Nii, jõudsime lõpuks siia ja siis konsiilium arvas, et lähme siis paadiga sõitma ja konsiilium. Ja siis teeme siis kohustusliku tripi Praha jõel, ma ei tea, mis jõgi see oli, kes seda meile Laava jõgi. Oleme vaatame siis. Nii, oleme jõudnud paadi peale ja reis kestab 50 minutit, nii et kallis televaataja, valmistu nüüd 50 minutit seda reisi nautlema nagu meie. Duubel 2 oleme siin laeva kruiisil tähistamas Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Nagu kuulete taustaks Eesti Vabariigi hümn. Mina tellisin endale viskit, loomulikult sõrmkübara sees. Nii väike. Et sülitavad pähe. Väga dramaatiline silla alla sisenemine. Je ozdoben 30 suchami a sousošními převážně barokními. Na levém břehu Nüüd tulime sellest üle. Hakkab lõpule saama meie merereis, aga rahvas põgeneb, välku lööb, müristab ja vihma tahab sadama hakata. Aga sellegi poolest oli väga romantiline ja väga ilus laevareis. Nii, aga kuidas reisiseltskond ikkagi paadireisiga siis rahule jäi? Väga tore oli, väga ilus ja väga tore, aga siin sees on päris palav ja umne. Väga ilus reis oli. Väga ilus. Hea muusika ja hea vaade ja eriti seltskond. Parim seltskond. Nojah, siit kohalt tõmbame otsad kokku meie paadireisist. Tere, mina siin teie lemmikburgerimees. No, anna tuld. Jah, et meie siin söögikoha kõrval pakutakse ka lisaks muudele vahvatele toitudele siin ka burgereid. Ja et see lihane burger paistab olevat. Siin proovin siis ära ja täitsa mõnus. Mahlane ja üsna korralik burger, jah. Täitsa tipp-topp selline. Jah, lihane. Proovin kohe veel korra. Jah, selge. Mis mulle enam öelda on? Mina sain oma kanatiibu. Nii, ja siis saabus päev 3 ja kodus avastasime, et oi, GoPro ei olnudki erivõtmed peale meile. Ja nüüd peate leppima lihtsalt selle päeva tummfilmiga. Ja, siin me tutvustame Kesk- või Peaväljakut, kus toimus tohutult palju Nõukogude Liidu okupatsiooni vastaseid aktsioone, mis on ilusti remondis. Jan 69. aastal pani ennast protestiseks ei põlema siin, Victoria nüüd demonstrateeris. Kuidas ta põleb? Rongijaam on muidugi ilus, täis kulda ja karda, aga rongiliiklus oli suur katastroof kahjuks. Jah, seda emotsiooni, mis siit tuli, me teile tuua ei saa, aga ühesõnaga ostsime tsoonipiletid ja me unustasime, me ei teadnud, et tuleb kohad broneerida kuidagi. Ühesõnaga istusime maha,
aga kohe sealt aeti meid püsti, siis leidsime teise koha, Julia tahab istuda, aga kohe aeti ka sealt püsti. Siis olime nagu eksinud kiisupojad siin, leidsime uue vaguni ja ka sealt aeti meid püsti. Ja siin oli juba Julia nii närvis, et kahju, et seda heli ei salvestanud ja Julia kindlasti on tänulik, et seda heli pole salvestatud. Jah, ma ei ole Juulet nii närvist näinud, kui aus olla. Juule õnneks ikkagi lõppkokkuvõttes üksinda meie seltskonnas sai istuma. Meie seisime püsti peaaegu 2 tundi terve tee. Peaaegu 2 tundi. Kunstiline liialdus. Muidu rongid alati hilinevad. Jõudsime siia Kondi linna, mis on täis skelette ja mis on suur maiuspala ilmselt mootorratturitele, nõidadele, emodele, suitsiidimõtetega inimestele. Ja Victoriale. Ja see on nagu see kirik, kus siis on see Kondi muuseum, aga kus meil ei lubatud filmida. Aga kas sa mäletad, mis teema sellega on? Ühesõnaga, omal ajal aastal 1400 saadeti mingi tüüp Jeruusalemma, ta tõi tagasi püha mulda sinna, püstiti see maha ja siis kõik arvasid, et siin on nüüd püha maa, me tahame siia maetud olla. Ja siis nad maeti sinna ja siis maeti ja siis siin tehti lõpuks kunstiteos kirik 18. sajandil, kus on luid umbes 70 000 inimesest. Väga-väga kaunis ja väga huvitav. Aga see on lubatud filmida, mis on natuke imelik, sellepärast, et te teete laipades näituse ja siis siit jookseb piir, et kui filmite, siis ületate. Aga linn on täis loomulikult suveniiripoode, kus saab siis endale pealuuga nänni osta, nii et süda läheb lausa pahaks. Victoria ostis kleepsu. Ja ma ostis magneti ka. Ostiski, magneti on külmnapi tehel. Ja siis me läksime Saint Barbara kirikusse, ehk siis kusjuures linn oli kõbeda kaevandusega tohutult roppu raha Tšehhile sisse toonud omal ajal, see katedraal siis ehitatud kaevurite auks. Koha peal kasvatati viinamarju, tegime veini. Väikse veini laksu. Koht on tõesti ilus, kust sillida, juua veini, suurepärased vaated ja tõmmata oma reisis igal nautida seda hunnitud ilu ja vaadet. Seal oli ka väga-väga ilusad ja uhked mõtteavaldused Markolt, mida ta minuga jagas, aga teieni see kahjuks ei jõua. Ainult uutelt lugejad võivad seda lugeda. Meie läksime Victoriaga sinna katedraali sisse. Ja. Aga Andrusel ja Julial tundus, et on kirikutes koppees. Ja siis ongi siin Victoria lemmik kullast kuju, mis tuleb välja, et on tegelikult puidust tehtud kõik. Täiesti šokk. Eest on ilusti kullatud, aga taga on täielikult puit. Nii et kui sina lähete, siis tasub minna, aga otsige taksojuht, kes leiab kohe üles. Meie taksojuht 1,3 kilomeetrit kestis vähemalt mingisugune 30 minutit või rohkem. Ja me tegime linna ekskursiooni tegelikult tasuta ära. Kõik nägime ära. Ja siis läks kõõtu tühjaks ja me jalutasime sööma. Jalutades ja vaadates seda linna. Ja siis, ma ei tea, kes mida süüa võitis, mina võtsin igatahes searibid, mis tundusid maitsvad, aga lõpuks mul oli süda leikis sellest rasvast lõpuks. Ja, sõime ikka kohalikke metssiga ja parti ja hane. Igal juhul toidud olid head ja linn ise tegelikult väga-väga sümpaatne, et me tegelikult omakeskis hiljem ka arutasime, et ilmselt oli üks vahvamaid kohti nagu nunnumaid. Ja siin, ühesõnaga, siin mul kukkus kogemata GoPro kaameraga maha ja mu heli hakkas uuesti tööle. Mõelge, see on nagu Vene ajal. Koputate ja asi läheb tööle. Ühesõnaga, meie unistus, mida me unistasime alguses. See on palju uhkem rong. Et sõidame tagasi äriklassis. See on palju uhkem rong. Aga mis me siis kokkuvõttes ütleme, et Tšehhi rongiliikluse kohta? Ütleme nii, et ei ole parim Euroopas. Ja. Ma ei ole küll Indias käinud, aga meenutan natukene Jõekalda 2 kanget saadet. Aga üldiselt rongid väga palju elinevad. Ei ole ühtegi rongiplatvormil näinud, mis jõuaks õigel ajal. Nad kõik mingi elinevad. 20 minutit, 50 minutit, 70 minutit ja läheb edasi. See konkreetne rong hilines 40 minutit. Ja meie rong, millele me lõpuks piletit kuidagi saime, mida me online'is ei saanud, siis ei tea, kuhu see üldse jäi ja kas see üldse jõuab sinna Prahasse. Ühesõnaga nüüd on teel tagasi Prahasse, pealuud on nähtud ja kokkuvõttes
tegelikult oli tore, hea, et käisime, aga rongiliiklus on tõesti halb. Istuda ei saa. See, et Tšehhis saab rongis istuda, see on jälle vandetuuteooria, mida mina ei usu. Jah, sa pole proovis kunagi vaata. Kindlasti proovi, see on päris hea. Ja kõik need videovaatajad, kes arvavad, et kadestasid meid video algus, siis näete, meil ikka ka siin nagu keeras ikka täitsa vihmaks ära ja seal kohvikus, kus me siin väikest joogipoolist tegime, siis sinna autod ei sõitnudki ja nüüd me oleme märjad ju kassipojad ja katsume hotelli üles leida või hotelli juures mingisugust, ma ei teagi, söögijooga. Ausalt, sest ma ei tea, mina longin siin sabas ja siin ees konsiilium läheb ja mõtlesin, et me rühime siis hotellini. Homme oleme kõik muidugi haigid ja tatised ja neerud on, Victoria neerud on täiesti saba, sest ta juba täna need neerud valutasid siin. Näed, siin on seda kilet. On või? Juba leidsid või? Jah. On või siia? Turismipoest leidsin kiled endale. Nii. Siin on suvemõnus. Kas te tahate kollast, sinist või valget? Vot nii, nüüd oleme ilusti vihma ees kaitstud. Ei, mul ei ole küll. Aga homme me saame kasutada. Victoria ei oska nööpe kinni panna, sest müüa on kaitstud. Aga see on katki. Hello. Näita talle seda uus. Broken. Nagu teletupsud kõik siin. Päris naljakas on jah. Võiks küll kollased ikka osta enne. Kuule Victoria, 750 meetrit. sa oleks võinud osta kollase, siis oleksid rohkem kollase pingviini moodi. Poes käidud võtta siuke asi nagu Republika. Ja loomulikult me teame, kes teab vastust sellele küsimusele, mis asi see on. See on Tšehhi korralik kärakas, nagu AI ütleb, ta on rummi ja mille vahepeal ta oli? Brändi vahepeal jook. Palju ta vall oli siin? 38. 38 volli, pidi olema vanilje, karamelline, magus puidune jook. Aga proovime järgi, et kui te tulete Tšehhi Hotelli. Miks me hotellis oleme, Marko? Sellepärast, et vihma sajab meeletult ja no, ma ei teagi, miks aga miks mitte? Ei pea kohe väljas käima. Tuleb nautida hotellituba ka. Kui sa oled hotellitoest maksnud, siis sa pead seda lihtsalt nautida. Kas sa tunned vaniljalõhna ja karamelli? Kuule jaa, AI ei valeta nagu nii natuke makusapoolne. On siin suge aroom ja seda, kuule see on täitsa suge Andrusele ka. masine jook nagu. Ja anname siis kõige suurema spetsialistile, sest AI ja mina ei tea midagi. Andrusele need kanged joogid väga ei meeldi. Kangetest jookidest pole üldse mitte vaha. No et siis, ikkagi siis. Kanged joogid on jah. Nad on liiga kanged. Andrus on rohkem õlledemees, aga seda peab ütlema küll, et Tšehhi õlu on ikka väga hea õlu. Nagu, mulle maitseb, mina võiks öelda küll, et mulle maitseb Tšehhi õlu rohkem kui Eesti õlu. Isegi ükskõik, mis marki võtad, siis põhimõtteliselt ega sa petta ei saa nagu täpselt siuke mõru ja kibe natuke, mis mulle vähemalt meeldib. Ja Juliale ka. Koselli. Kas see on see lemmik? Et ühesõnaga See on vist üks parimaid jah, see koselli. Naudime siin hotellis väikest olemist ja hea uudis on see, et väljas on meeletu padukas ja homme pidi samamoodi jätkuma. Nüüd vaatame, mis homme saab. On see Kaarmes sadude maal? Nii, käes on eelviimase päeva hommik ja nagu te näete, siis tulime suvel Prahas, aga lahkume juba hilissügisel. Ilmad on juba külmaks ja vihmaseks läinud. Nii kaua olnud juba. Aga kuhu teil minna on tahtsite, ma ei saa midagi aru. Kadaka turule. Kadaka turule. Sinna Balti jaama turule. Kadaka on tori. Jah, Jõule vist tunne on ainukese ilma mütsita. Väga hea tunne, mulle ei meeldi mütsid. Nagu oleks alasti või? Ei, mulle ei meeldi mütsid.
et nüüd ühesõnaga läheme kuskile turu peale. Ma ei tea, mis turg see on, aga kui kohal oleme, siis näitame teile. Ilmateade lubas vahepeal paduvihma, vaatame, kas saame seda või ei saa. Ja nii on. Ja. Kõik on ilus, aga vihma sajab. Ja, täpselt nii nagu ma ütlesin. Aga keegi mind ei uskunud. Bänd on ka teil, näed, saad oma kontserdi nüüd kätte. Ja. Kus sa näed? No siin on näed kimchi. Ei, aga... Kukk ja seeni. Thank you so much. Mis see see? See on snake fruit, see on, mida ma olen Aasiast taga otsinud, see on imeline, ma ostsin 4 tükki igale ühele, 1 proovidest, 2 tükki saab mina juurde. See on natukene selle halva puuviljalõhna maitsega minu arust. Oli küll, ära tule minuga vaidle, mina tean sinust palju paremini kõike. Mina tean sinust palju paremini kõike. Vaata, siin saab ägedat liha ka. Nii, kuna me oleme nüüd see turu läbi käinud, siis esimesed emotsioonid. Lõppes meeletu vihm, iga poolt tellitud ja lubatud. See, kel ei ole veel 10 läbi. See veel tuleb. See alles tuleb, jah. Aga kuidas turg siis ise oli? Väga põnev oli, jah. Kindlasti turistina tasub siia tulla tühja kõhuga. Mitte nagu meie, et me oleme sellised nagu natuke käpardid turistid. Näed, 100% vihma tõenäosus, praegu sajab vihma. No sain aru, selge. Ühesõnaga, räägige inimesed, kuhu te lähete siit mäest üles, kas te lähete taevasse? Visegraadile. Mis asi see on? Keegi ei saa aru su Visegraadist. Kui sa sinna räägid, ei kuule keegi. Kindlus on seal ja väga palju tähtsaid Tšehhi kultuuriinimesi on sinna maetud. Me vaatame kõik üle. Jälle saab konte näha. Oota, inimesed tulevad. Nii, ja oleme jõudnud siia tippu selle kiriku juurde. Väga uhke. Neogooti kirik. Seal lähevad. Turvavad, mine ka hoida. Noh, mis see kirikusse ei lähe? Raha peab maksma, tänapäeval peab ka. Siin selle kiriku juures on mingisugune park, siukene park on ja siin pargis näeb hobuseid ja kujusid ja Viktoriaid ja siin on mingi vist kuulda on, et mingisugune kõlks käib, et kes seal on mingi mõõgavõitlus või midagi. See on täpselt nagu Rakvere linnuses üks näidismõõgavõitlused. Ma ei tea, kas seal on? Jah. Ja nüüd räägime tagasisides, kuidas tundus see mõõgavõitlus. Ei, see kogu see kirikukompleks. Nägid ühel oli mokkverine? Jah, nägin küll. No see asi on tõsine. Ei, see oli see kiviajav wrestling. Või rüütleajav. Keskaja ikka võitis. Keskaja. Aga vaade on hunnitud siit ülevalt tõesti. Aga see on ikkagi kirik. Kõige vanem kirik. Jah. 1100. Kõige vanem kirik, kus kohas siis? Prahas. Kõige vanem Praha kirik. Ei ole kõige suurem, aga siiski kõige vanem. Kas te päriselt tahate siin sellist? Oi, no. Kas ma saaksin polen oma selle? 1, 2. Ja ikka me ei pääse nüüd vihmast. No nii. No. Hakka siis mekkima pesto... See on mõnus soe. Pesto leiba.
mida kõik siin söövad suure suuga ja trotsides ilma. Tõesti. Saia peale pandud muru. Leib. Leiva peale pandud muru. Tõesti, jah. Andrus, näed, mõtles ümber. Kahjuks ei saa jagada vaimustust ikka veel. Saad tampsa? Ma võtsin juba. No proovige siis, nüüd andke nüüd feedbacki. Ei tea, nagu leiva peale pandud muru. See või on hea. Minu arust on see väga hea. Tõsiselt on hea. Praegu võtame Markole ka veel. Ei, mina ei taha. Ta sai ampsu ei tahtnud. Ühesõnaga, konsiilium otsustas, et see on hea. Ei, see on väga hea. See on väga hea. Kõige paremini kulutatud 5 eurot üldse. Bill Open Automatically. Lükkama peab, mis te lollid ei tea siis või? Kas teil Rakveres ei ole siuke? Siuke võimas suur uks. Et oleme natuke vihmavarus. Äkki kui me joome kohvid ära, siis läheb ilmi ilusaks ja päike tuleb välja. Ja saame minna randa. Noh, futuristlik. Siin on nupp. Issand. Aga käsi? Igu. Väga veider. Siin nad siis vabandavad tualeti seisu eest, et siin pole piisavalt palju vett, meil ei survet, et puhtust tagada. Aga kuidas ma nüüd käsi pesen? Oota. Nii pesen. Nii. Issand, kui soe vesi. Nii. Siin on ikka saider ja magnetsium. Nii, oleme jõudnud ühe majani. Aga miks ta on oluline? Aga Victoria ei taha teile jälle rääkida, kuhu me jõudsime. Ma ei tea. Näed, see on tantsiv maja. Noh, tantsiv maja, nii. Ja ta on ehitatud niimoodi, et 2 maja tantsivad. See on modernne arhitektuur. Nüüd palun vaadake seda maja ja kas teie arvate, kas nad tantsivad või pigem kallistavad? Siin on lihtsalt 2 sirget maja seisab. Ühesõnaga, see tantsib sellega. Jah. Või kallistab. Tantsib. No siit poolt nad kallistavad. No omavahel öeldes, mina näeks neid maju tantsimas või liikumas ainult mingi räige seenelaksu all. Mina ei näe küll mingit liikumist siin. Nii, ja olles sealt tantsiva maja juures, jalutades pipa-tapa, hakkame jõudma varsti, kus meie järgmise objektini. 24. Jah, kollased pingviinid. Selge. Ja vahepeal jäi meile siia ette jälle see mingi monument, mis siis oli... Üks omate alaealine siin arvasse. Oli traagilised sündmused raha vabanemise kujunemise ajaloos. Aga lähen vaatame siis, kus need kollased pingviinid on, mis on suur vaatamisväärsus samamoodi. Nii, oleme jõudnud roomavate beebideni. Kas oskate rääkida, mida see sümboliseerib? See tundub olevat mingisugune vägev kunstiteos.
aga kuna neil beebidel nägu ei ole, see on mingisugune sõnum, sa pead selle sõnumi lihtsalt üles. Vot siuksed roomavad beebid. Pidi on ikka oma ette, läheb joogu vaadata. Ja lõpuks jõudsime ka kollaste pingviinideni. No kas ei ole toredad pingviinid? Väga ilusad pingviinid. Teose mõte on meelega natuke häiriv. Tšerni on kasutanud beebisid sümbolina inimeste haavatavusele ja identiteedile. Nende näod on asendatud vöödkoodilaadsete numbriliste süvenditega. Samas on see ka mänguline ja absurdne, väga Tšernilik. Neid beebisid on veel. Mina arvasin, et kunstnik nagu tahab mingi sõnumi anda, et vaata, kui beebi on väike, et siis on ta nagu selline ongi nagu programmeeritav nagu, et siin ei kunagi ei tea ju, kuidas missugune ja kes nagu tulevikus saab. Nii, ja see on kunstirühmituse Cracking Art Group installatsioon nimega Emigration, valmistatud taaskasutatud plastist ja sümboliseerivad muuhulgas kliimamuutust ning keskkonnaprobleeme. Nüüd sa läksid juba pingviinide üle peale. Ja. Mis sa räägid? Et ajalooline hetk. Läksime mitu korda üle Karli silla jala ja nüüd me oleme Karli silla alt ka jala. Paadiga me juba käisime. See, mis te näete siin, see on Tšehhi kõige kuulsam sild, Karli sild. Aga me otsime ikkagi taga pissivaid mehi, mida Viktoria väga näha tahab. Miks ta tahab näha neid? Järeldused tehke ise. Aga enne kui me jõudsime sinna pissivate meesteni, vaatasime, et see on Karlova sild, et siin on Tšehhi burgeri söögikoht ja loomulikult mekime selle purksi ära ja kuidas burger maitseb, seda saate minu TikToki videos vaadata, aga teised võtavad siin ka endale purkside, siis tuleb see info palju varem teieni, et vaatame, mis koht see on ja asukoht on väga siuke lihtne, lihtsalt paned selle Karlovi silla peale, hüppate pups alla ja siis lähete sisse ja teete endale väiksed purksid siin selle täpselt Karlova silla all. Nii. Nüüd oleme siin purksid kätte saanud, siin on pardipurks. Oleme saanud nüüd seedid, Julia, kuidas siis maitseb siin Karlova silla all Tšehhi spetsiaalses burgeri kohas? No mitte kõige parem, aga sööda. See on kogemus, see on asukoht. Kuule, räägi nüüd oma burgeri maitsest. Silla all. No. Minu part on iga burger. Ja, ta ei ole päris, aga ta ongi Tšehhi burger, ta on teistmoodi. Sai on kõva, siin vahel on punane kapsas, siin on see reivü laguneb ära. Part on okei, maitse on okei, aga ta ei ole veisburger, aga ta ei olegi veisburger. Huvitav, ta on magus. Hästi magus on see paste. See on huvitav. Sellised emotsioonid siit burgeri kohast. Mina olen ka oma veisepihvi järanud, aga selle tagasisidet näete loomulikult minu TikToki videost. Nii, purksid on söödud ja nüüd sattusime ka ühte vaatamisväärsusele, mis on Tšehhi üks kitsaim tänav. Ja see on nii kitsas, et siin on isegi valgusfoor. Aga me oleme jõudnud siia pissivate meesteni. Siin on siukse pisikse platsi peal on siuksed pissivad mehed. Vaadake, kui tore koht. Ja nüüd meesterahvad noksid välja, hakkame pissima siia. Ei, oota Julia, alustame sellest, et kas sa näed, et nad seisavad Tšehhi kujulises basseinis? Vaata nüüd palun, nad pissivad Tšehhi peale. Ja sina teed neid pilti. Vaata, räägi veel infot, mis siin. Nad pissivad, see sümboliseerib poliitikat. Aga kuhu see SMS pidi saatma? Ma ei tea, kuskile saab saata, aga kuidas sa loed, mida nad kirjutavad? Vot.
nii, mõtlesime, et lähme ikkagi ka siia tänavale ja teeme ka test. jah. no mine, ma filmin. ja nii, mine. vaata nüüd. Julia. ja lähme ka siia väiksesse tänavasse. noh, siukese tänav on. no ütleme nii, et minu õlad ei ole nii laiad kui see tänav igatahes. nii et Läheb kitsamaks. läheb kitsamaks või? ja siin läheb natuke kitsamaks, näete? juba ja õlad kinni vaikselt. aga mul on tunne, et ega see foor, siit on punane. siit on punane. et see foor, ma arvan, ei vahetugi. lihtsalt saab ühtepidi ainult käia. ja siis tulime välja tänavale. seal on see tänav. vot niimoodi. nii, ja täna on cheating day, siis on paras hetk proovida Tšehhi traditsioonilist. mis asi see, Julia, oli? Trndelike. mis asi? Trndelike. Jäätise ja marjadega. Need on siuksed saiakesed, mis siis üksteiseks valmis ja siis sinna sisse saab panna jäätist või vahukoort või igasugusi vaniljekreeme või ja marju ja nii edasi ja nii edasi. maitseme, ostame, maitseme, ma ei tea, palju sind siin on, 180, 170, 190, midagi siukest 6 ja 9 euro vahepeal. ma ei tea, kõik võtsin, ma pidin ka võtma. no vot siis, noh ja kohe esimesed emotsioonid, ninnu vahukooreseks. mis sa võtsid, mis maitsega, mingi vahukoorega või jäätisega? mina võtsin vahukoorega, mina jäätist ei taha. Ja jäätisega. Jäätisega, jah. Ja marjaga ja šokolaadi. no. ninnu vahukoorega koos. Vahukoorena. väga vahukoorene on. Ja kuidas sai tundub? kusjuures hea. Jäätisega on parem. on ka või? mina ei saa seda lüüa, las ta. las ta. ühe võtsid enda. Ma tahan neid maista ühte väikest tükki, aga kui sa ei raatsi, siis ma enam üle. taas vahukoort. jäätis nagu jäätis. maitseb paremini kui meeldisin. Mis maitseb paremini? kui meeldisin. Jäätis on hea, jah? sai pole ju kõige kehvem siin. Magus suhkru sai. kuhu on jäätis peal pannud. Maitseb. kas sa jõudsid juba oma vaniljekreemini? see on mingi keedukreem tal sees. kohe hakkab tulema. ei ole all. ja peale seedimist tundub, et me saame siit adekvaatsemat tagasisidet selle, mis iganes asi see on. Trndelik, see on väga suur. oota nüüd. Retailni. See on tõsiselt suur. aga kuidas maitse järel tundub? Maitse on hea. minu arust see täitsa okei, ta on mingi üli magus. nagu need kannapolid. Kannoolid. täitsa. väga hea oli. aga nüüd me oleme jõudnud siia rippuma meheni. see on Sigmund Freud. ta ühe käega ripub seal, hoiab kinni. ja see sümboliseerib siis tänapäeva moodsa inimese kõige suuremat hirmu kaotada kontroll. Küsimus, ta mõtleb seal, kas tasub edasi hoida kinni või lasta lahti. ja nii ta seal juba ripub aastast 1997. ChatGPT ütles ka seda, et kui see sinna rippuma pandi, siis inimesed USA-s helistasid politseisse. ja siis ma küsisin, aga miks USA-s politseisse inimesed helistasid, kui ta Prahas on? siis ChatGPT ütles, et oih, ma eksisin, ärge seda fakti küll videos kasutage. vot nii.
nii, ja käes ongi meil viimane õhtu, kus me siin kõik objektid on nähtud, kõik subjektid on tehtud. Mõtlesime, et mina mõtlesin, rahvas vaidles vastu, et tuleme vaatame selle juudi kvartali üle. Meie ei toeta nende poliitikat. Aga aga kooliõpetaja väitel pidigi see juba olema juudi kvartal. Mulle tundub siuke täiesti tavaline Praha tänav nagu iga teine. Mis teeb sellest juudi kvartali? Vaat seda ma ei tea. Seda me peame veel välja uurima. Ühtegi juuti näinud ei ole. Aga võib-olla me näeme seda, mis on see juudi kirik. No võt, kohe näha, et me oleme hakanud jõudma juudi kvartalisse. Susse edevad autod. Vot, mina tahan ka endale sellist autot. Hakka juudiks. Tuleb hakata. Uber iPort. Ärge inimesed ajage segamini seda Uberiga, see on hoopis kallim ja 3 korda kallim. Mitte nagu tavaline Uber. Aga me ikkagi oleme juudi kiriku otsingute taga. Kas see ongi või? Ei ole? See võib olla küll, jah. Aga ikkagi tuleb vabastada Palestiina. Ei ole kus. Nii, aga siin me leidsime siin esijuut. On me? Monumendi Franz Kafka ja tuleb seda varbaid silitada, siis tuleb õnn tuleb õuele. Õnn tuleb õuele, tuleb varbaid silitada. Ei, Mina silitsin. Õudna. Palun pääsest käsi. Oota, see Kafka on siis mingi juut või? Jah, tema kirjutas saksa keeles raamatuid huvitaval kombel. Mis raamatuid? No raamatuid kirjutas saksa keeles. No selge, see oli küll väga informatiivne. Ja siin Kafka monumendi kõrval ongi esimene Spaanis sünagoog. Aga meil pidi siin olema palju võimsam, palju ägedam sünagoog. Aga siin sa võid ju õigata Free Palestine. Free Palestine. Olen räädud. Free Palestine. Vabastage Palestiina. Vabastage Palestiina. Vaadake, kui rebel ma olen. Kas julged ka öelda või? Ei, sina ei julge öelda. Ja siis oleme leidnud jälle ühe väikse vana sünagoogi, nagu ma saan aru. Ja nüüd Free Palestine. Free Palestine. Vabastage. Free Palestine. Free Palestine. Nii, ütleme nii, et juudi kvartalis on käidud Victoria emotsiooni. Oota, mul oleks pae lahti. Mina ütlen ausalt, mina arvan, et juutide toetamine on hullem kui looma ees käimine. Vot siis. Ühesõnaga, nüüd on meil käidud siin ja tehtud. Tõime teile selle väikse ülevaate siit Praha juudi kvartalist. No, mis sa siin nägid? Loe läbi. Jäta meelde. Mina ei oska lugeda seda. Aga ma ei tea, mis siis edasi. Inimesed tahtsid siin saada veise ribisid vist või? Ei taha, see läks mööda. See läks mööda. See on ka nende kirik või? Jaa. See on ka juudi kirik. Nii et ühesõnaga nüüd oleme üle juudistunud, aga mina ikkagi ütlen, et see on vandenõuteooria, need on ainult maketid siin. Kas keegi on näinud ühte juuti siin praegu? See on nüüd, vaata, siin on nüüd see muuseum, vana sünagoog ja siin on nüüd surnuaed, see on nagu muuseum seal, siin on väljapääs ja seal teisel pool sisse. Ja vaatame see sissepääs osa ka, see oli päris äge. Ahah, ütleme nii, et tuli siuke info, ma siin kaebasin, et ei ole juute, aga siis öeldi, et on laupäev ja juut laupäeval ei tööta. Ei tööta laupäeval, ei. Juut laupäeval ei tööta. Ei tööta. No, selge, jälle targem. Mõtelge. Ma vaatan, siit saab neid eksklusiivseid. Mõtelge, kui te poleks seda videot vaadanud, isegi teadnud, et ei oleks teadnud, et juut laupäeval ei tööta. Nii, see on vana juudi surnuaid ja Victoria. Mina tegin eeltöö ära. Ühesõnaga ongi jällegi pühamaa või maa, kus kõik juudid tuli matta. Ja nagu me praegu nägime, hästi palju hauakivisid on üksteise kõrval.
on ju, mis jällegi sümboliseerib seda, et juudid ei raatsinud osta maad juurde. Nad lihtsalt panidki üksteise peale, et siin juba on, kasutame veel. Kuradi kitsid on nad. Nii kui te aru saite, siis Victoriale mingisugune vimm sellega. Ja võtta juudi teema siis kokku. Mis sa, Andrus, ütlesid, et siin on? Juudi muuseum. Et millegipärast Praha külastamise puhul pakub seda muuseumi välja ühe esimeste seas, mida külastada võiks. Et ma isiklikult ei käinud seal ja ei oskagi öelda, mis siin on, aga järjekord oli siin näiteks päris kõva. Rahvas käis ja vaatas ja tulge teiegi, võib-olla on siin tõesti mida vaadata. Kui juud pakub huvi, siis kus kohas see muuseum on? Sama ongi see sissepääs. Siin on sissepääs. Ja seal teiselt poolt nende vaata, kus laugad olid, sealt sai nagu välja. Aga ilmselgelt on kinni, sest juud laubal ei tööta. Mul oli väga okei. Võtsin šokolaadikooki siin uhkes restoranis. Aga mul ei lasta seda kooki süüa, mul tahetakse Põhjani. Ja mina võtsin kohaliku absinti. Aniisikas, päris kõva. Uusalt. Neid on mõnus, lõpp on mõnus. Miks te maitsed väga? Ei, maitseb küll. Ikka proovida absint ära. Jõhk aniisikas. Ta on sama lahja nagu õlu. See maitseb Tunned, kuidas sees kuumaks lööb. Nii, ühesõnaga saab meie reisikene läbi. Sööme viimast õhtusööki. Võt. Ja kuidas siis tundus Praha kui selline? Juba või? Mulle väga meeldis väga ilus linn, ma olen noorest peast tahtnud siia tulla, tahtsin öelda lapsest põhimõtteliselt, aga noorest peast tahtnud siia tulla. Tõesti väga ilus arhitektuur, väga puhas linn, turiste on palju. Mis mulle pettumust valmistas on see, et siin ei olnud mitte ühtegi kassi. Üks oli, aga see oli teises linnas. Aga kuidas hinnad tunduvad võrreldes Eestiga? Tõde tunnistama, et hinnad on siiski odavamad kui Eestis. Et eriti meeldib mulle nagu see õlle hind, et see sama klaas õlut on ju, nii tossin on ju, see on väikse õlle, see maksis Vaadi õlu, Tšehhi õlu alla 2 euro. Kõrtsus alla 2 euro õlut saada on minu ikkagi päris kena. Ja ikka toiduhinnad on ka sellised täitsa okeid tegelikult. Odavam kui Eesti tunne. Mina võin öelda ka, et Tšehhi õlu on nitšava. Enamus, kui võtad, siis saad head õlut. Mõned võtavad siin nisu õlut, siis mulle see nii väga ei meeldi, aga neile väga meeldib. Enam ei meeldi, nisu sai täis. Mis kõige rohkem meeldis? Meie toidud tulevad. Okay, linguine with shrimps. Spaghetti di mare. Et mis kõige rohkem meeldis? Kõige rohkem meeldis Krakowis, see Karlovis sild esimest korda, kui sa lähed sinna, siis seda tõsiselt. Aga mis sulle kõige vähem meeldis? Kõige vähem? Juudi linnak. Ei, dramatiseerime üle. Mulle kõige vähem meeldis... Tahad vahetada? Tead, mul ei olegi. Tegelikult kõik oli selles reisis nagu üllatavalt tore ja ei olnud sellist, et nagu... Kõik oli vahva. Kõik oli vahva, jah. Reisida vist on vahva ikka. Aga rääkides Tšehhi toidust? Thank you, amazing, thank you. And the sauce, olive oil, spicy oil, some spicy sauce. Very good, I think. Thank you. Tšehhi toidust rääkides, kuidas mulje on Tšehhi toidust? Seakoot oli väga hea. Tegelikult
toit oli iseenesest maitsed olid head, aga seda lihtsalt oli nii palju, see oli nii rammus ja mitte mingisugust kiudainet sinna juurde pole pandud. Kahjuks pean nõustuma jah, et tegelikult viimane õhtu nagu te ise kõik näetegi, et ausalt öeldes sai sellest Tšehhi toidust natukene üle Itaalia toidule. jah, aga Itaalia toit on alati hea ja Tšehhi toit on ka alati väga hea, aga noh, mitte igapäevaselt ja mitte suurtes kogustes. Väga tegelikult head toidud on. Ja, et Tšehhi toitu võib ühte portsi võtta vabalt 2 inimese peale. Meile tuuakse Have you a little bit bread? Amazing, thank you so much. Aitäh, selline see rahareis oli. Ma arvan, et polnud tal häda miskit ja siuke Euroopa linnake, Euroopa kultuuriga ilus, majad on ilusad. Vaata kui puhas siin tegelikult on igal pool. Ja teenindus on tegelikult olnud ikkagi igal pool ikkagi super kiire. Välja arvatud seal rongis. No rongis oli jah siuke nagu... Ise oled rumal, kui ei tea, et ta vaja reserveerida. Soonipiletiga kaugele ei sõida. Aga teenindus on tegelikult igal pool kiire, hea, viisakas ja väga hästi räägivad võõrakumma keeli. Jah, selles mõttes on küll, et vahest mõnes riigis käid siis inglise keele väga kehti, sa ei saa hakkama, aga siin räägivad keelt. Jah, väga tasub kindlasti tulla ja mis ma veel kord tahan lisada, et hinnad on eestlasele tõesti taskukohased. Jah. On taskukohased. Nii et aga sulle? Tänud, et vaatasite, tulge meie järgmisele reisile, mis mulle meeldis. Mis sulle kõige vähem meeldis? Mulle kõige vähem meeldis. Mulle meeldis kõige vähem see vihmasadu, aga eks see oli ka jälle lõbus ja... Ise ajas närvi. Tegelikult oli tore. Tuul oli. Ja vihma ajas närvi. Tol hetkel ei, aga tagantjärgi oli lahe. Ei, jah. Nii et, tšaubaka. Aga seltskond meeldis? Lehva. Seltskond, alati seltskonnaga tore käia. Kas te olete seltskonnaga rahul? Seltskond oli super. Seltskond oli väga hästi valitud. Väga hästi valitud seltskond. Järgmine kord. Nii, ja nüüd tuleb meie reisivideo Stinger ehk peale lõputiitreid stseen, nagu see on tavaks Marveli filmidel. Nagu te reisi alguses mäletate, kui ammu see oli, et me läksime Prahasse ja point on ka see, et me tulime eraldi Prahast, aga meie oleme juba Lätis ja Julia ja Andrus joovad nüüd tunni aja 20 minuti pärast umbes ja kuna vaata, te mäletate, et kui meie maamusime Prahvasse, meil ei olnud vastuvõtukomiteed. Lennujaamas küll mitte, jah. Keegi meid vastu ei võtnud. Meie kannatlikult ootame, kui nad tulevad, et me saaksime kõik koos koju minna, mis siin nende väravas B1, kus nad maanduvad. Meie näitame, kuidas on eeskujulik vastuvõtt, kui teised inimesed tulevad raskelt lennult. Võtsime siin väiksed kingitused meile. Riiast. Väga oluline. Riia traditsiooniline palsam. Riia palsam. Kusjuures pole ise kunagi maitsnud, loodavad, nad keegi pakuvad. Siis Riia šprotid õunakastmes. Loodan, et nad ei paku meile maitsta. Ja muidugi Läti šokolaad. Tume šokolaad. Nii et ootame nad ära ja lennujaama kilekoid. Võtame korralikult vastu. Noh, see point on, et meie lendame siit järgmise lennukiga edasi. Ei lenda, me läheme autoga koos. Nemad võtavad auto ja sõidavad Tallinnasse. Me tegime loomulikult ka siukse sildi, et nad meid ära tunneksid. Tere, ole ammu näinud. Jälle teie. Meie näitame eeskuju, et toome teile külakosti kingime. Ja me käisime Lätis reisil. Raskest lennust väsinud inimesed. Ja, tegime vaeva. Vaadake, mis teil on siin. Läti tooda. Õunakasvus. Ma vaatasin suitsupakk või? Ei, skommid ikka. Ilus külakost teile tee peale. On ju
armas. Aitäh. See kujutate, milline detektiivi töö meil siin praegu oli. Sildi panu, see võis seina peale Ma kleepida. vaatasin, keegi reageerija. Eks äkki te olete juba lennukis. Ei, meelega, kõik oli nii planeeritud. Väga tubli. Nii et selline see Meie reisivideo küll sai. nii tublid ei olnud. Ei olnud jah. Me näitasimegi nagu eeskuju. See on väike siuke õpetusvideo, kuidas tuleb vastu võtta inimesi lennu Eks me õpime terve elu. Aga nüüd meil hakkab vasti kiire, me peame minema lennuki peale. Ja, aga teid kinni hoidma eksitan seal, kui lähete siit ja siis. Ja, ütleme, et ka ära panna. Nii,